Värvikoodide joonistamine. Selles videos saame teada, kuidas juhtida Osobotti vildikatega joonistatud värvikoodide abil. Eelmisest videost õppisime, kuidas joonistada Osobotile vildikatega hästi töötavaid radasid. Nüüd õpime, kuidas ise joonistatud koodide abil muuta Osoboti kiirust, suunda ja teha ägedaid liigutusi. Võtame mänguväljakute pakist lehed number 8 ja 9. Number 8 lehel on toodud värvikoodide joonistamise skeemid. Speed-koodid muudavad Osoboti kiirust kiiremaks, näiteks fast või aeglasemaks, slow. Direction-koodid muudavad Osoboti suunda, kus suunas ta ristel peab edasi minema, näiteks paremale, turn right või kas on vaja hüpata üle ilma jooneta koha, jump ahead. Special moves koodid panevad Osoboti tegema erilisi liigutusi, näiteks tornado paneb Osoboti tornado moodi keerlema. Timers abil saab Osoboti teatud ajaks või ajal peatada. Näiteks pause 3 seconds peatab Osoboti 3 sekundiks. Win-exits koodid ütlevad Osobotile, kuidas käituda, kui mängujoon on läbi saanud. Näiteks win-exit game over lõpetab Osoboti liikumise. Värvikoodide joonistamine vajab veelgi rohkem harjutamist kui radade joonistamine. Võib juhtuda, et alguses tuleb mõni kood alles 3. või 4. katsel välja. Seega on enne päris radadele koodide lisamist kasulik harjutada niisama, kas tavalise valge paberi peal või mänguväljakute pakist võetud lehtedel 10 ja 11 toodud ülesannete abil. Kui sa tulevikus hakkad juba suuremaid radu joonistama, siis varu endale valgeid väikeseid kleepekaid, millega saad vajadusel valesti läinud värvikoodi üle kleepida, et neid uuesti joonistada. Enne kui hakkame värvikoode proovima, vaatame üle, kuidas on neid õige joonistada. Siin on hästi kindlad reeglid, ilma milleta Osobot värvikoodist aru ei saa. Need on: värvikood peab olema alati musta joone sees ja joonistatud sirgelt. Kui värvikood ütleb Osobotile, kuhu suunda tuleb ristmikul pöörata, siis tuleb kood panna alati ristmiku ette. Kuna harjutamine teeb meistriks, siis proovin mõned koodid läbi joonistada. Alustan kiiruse omadest. Joonistan 3 musta joont ette. Plaanin teha aeglase slow, kiire fast ja kiirenduse nitro boost. Aeglase jaoks joonistan punase ruudu, musta ruudu, punase ruudu ja jätkan rada musta joonega. Lülitan Osoboti sisse ja panen raja algusesse. Tundub, et Osobot luges koodi sisse, sest roboti tempo muutus aeglasemaks. Koodist arusaamist kinnitab ka peale koodi sisselugemist toimunud kiire valge-rohelise tule vilgutamine. Kiire koodi jaoks joonistan sinise ruudu, musta ruudu, sinise ruudu ja jätkan rada samuti musta joonega. Vaatame, kas tuli välja. Nüüd ühendan need 2 rada omavahel ja vaatame, kuidas välja tuleb. Kolmandaks teen kiirenduse koodi. See on sinine ruut, roheline ruut ja punane ruut. Ühendan raja mõlemast otsast teiste radadega. Panen roboti nüüd püsivalt sõitma. Vaatame, kuidas Osobot sellel minirajal ringi toimetab. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Väljakutse. Joonista üks rada, kus sa kasutad kiire sõitmise koodi fast, kus sa vahepeal keerutad raja peal koodi abil tornado ja joonista ka üks risttee, kus sa pöörad kindlasti paremale. Selleks on sul vaja enne ristteed joonistada kood pööra paremale, turn right. Soovid veel harjutada? Võta mänguväljakute pakist ülesande lehed number 12, 13, 14 ja 15 ning tee need läbi.